Jonkad, 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 jänesed tantsisid kapsaaias, jänesed kapsamaias. Kuid peale koertekarja on natuke eemal kasvuhoones end mugavalt sisse seadnud kodujänesed ehk küülikud ja metsjänesed. Küülikud on puuris enda turvalisuse tõttu. Asi selles, et metsjänes ei salli küülikut. Suur jänese armastus tekkis peretütrel Amandal 2 aastat tagasi, kui ta tõi koju küüliku, kes sünnitas 11 poega. Küüliku lembus võttis aga ühel päeval väga huvitava pöörde, kui lapsed leidsid metsa alt vigastatud väikese metsjänese poja. Läksid järgmine päev jälle samal kellaajal vaatama ja jälle nägid. Ja siis tekkis lastel huvi, et kuidas see jänesepõnn sealt kinni püüda. Ja siis meisterdasime siin niisuguse kalakahvast, pika varre otsas niisuguse kahva ja nad läksidki siis sinna nii-öelda seda jänest luurama või vaatama. Aga jänes vist oli vahepeal kuskil niimoodi viga saanud ja neil õnnestus ta üpris kergesti kätte saada. Kuidas see püüdmine siis seal metsas käis? Päris raske oli ja siis Amanda oli ühel pool ja mina olin teisel pool ja siis piirasime ta ümber ja siis panin talle kahvaga ilusti ja sain kätte ja siis tõime koju ta. Miks sulle need jänesed nii väga meeldivad, et otsustasid ühe jänku koju tuua? Nad on hästi armsad ja mulle meeldivad nad hästi väga. Härra siis Vaidas tuli jänesega sinu juurde, et mis jänesel viga oli? Jänk oli pisut rammetu. See tagasild, kui nii võib öelda, ei vedanud hästi ja see on üsna kehvas seisus. Ja tema jutu järgi ta oli selle jänkukese leidnud. Meie soovitus oli muidugi, et putitate üles, et no siis lasku metsa tagasi, kuidas ta asja saab. Aga tema soov oli ikkagi tõestada, et sealt võiks midagi sündida. Kipsad, kapsad, kipsad, kapsad, tald ja apsad, tuli piga kapsaaeda, tahtis suhtis kapsakaeda. Aga just nüüd jänkude ja munade pühade eel juhtus Aru talus midagi enneolematut. Ausalt öelda me nagu ei oodanudki siit mingisugust poegasi. Kui selle metsjänese lapsed leidsid, siis Amandal olid ühel jänesel umbes sama suured pojad ja panid talle paariliseks isase küüliku. Ja siin nad nüüd elasid siis kahekesi koos möödunud suvest saadik, kui ühel päeval siis tütar avastas, et metsjänesel on pojad. Loomateadlased aga ei usu sellist paaride liitu. Küülik ja metsjänes ei tohiks omavahel järglasi anda. Kui me siin ise jälgime neid jäneseid ja küülikud ja jäneseid, siis meile tundub küll rohkem, et on metsjänesega tegemist, kuna ta keha on niimoodi pikem, ta on peenem, esikäpad on ka pikemad ja käitub küülikutega, kes on võõrad küülikud, niimoodi agressiivselt ründab ja küülikud nagu pelgavad teda. Ainukesena, kellega ta niimoodi koos leplik on see väike küülik, kellega ta nii pisiksest peast üles kasvas. Mida arvab aga sellest, et metsjänesele tegi koduküülik Titet, Tallinna loomaaia direktor Mati Kaal? Terve Euroopa ja mitmel pool mujal maailmaski on ju täiesti ulukina elav küülik olemas ja kui nüüd kellelgi on küülik jalga lasknud ja mitu põlve, meie praegust talvedega ta saab sellega hakkama, looduses on, siis hakkab loodus valima tagasi selles suunas ja ta muutub nii värvuselt kui muidu võimalikult lähedaseks sellele ulukvormile. Nii et kallid loomateadlased, kui tegu oleks kodujänesega, vaevalt siis metsjänes küülikuid taga ajaks. Kuid mis plaanid siis pererahval jänestega on? Amanda proovib kasutada neid päris palju ja siis võib-olla müüb maha. Nii et hakkad tulevikus äri tegema nendega? Jah,
hakkan küll, jah. pereisa sellest arvab? Jah, tütar siin tegi suure plaan, et ta tahab kuulsaks küülikukasvatajaks saada. Arvas, et kui nüüd samas tempos edasi läheb, siis 6-7 aasta pärast peaks ta miljonär olema, kui ta suudab 200 krooni tükk küülikuid maha müüa. Et ütleme, pealekasv on nii suur, et siis 6 aasta pärast võiks ta miljonär olla. Miski pole siin maailmas võimatu. Võib-olla Reporter tegi tõepoolest esimese teleintervjuu Eesti jänesekasvanduse miljonäriga. Eks aeg näitab, head asjad tulevad ikka nendeni, kes ootavad. Igatahes soovime pererahvale jõudu, jaksu ning unistuste täitumist. Näed tantsiks kaasa!